Nimed jah ka, jah. No tervist! Sul on see kellaga, merel käid, võtab nii palju sul aega, et... Nime kirja panna. Rain, kõik. Ega see lihtne ei ole. Mine pane ristid taha. Pärsin. Kindel. Käiksid taluivad? Tere! Tere! Võt. Helistate. No, poisid, kas teie ei oska alla kirjutada või? Nad vist lähevad veel kosuma. Neil peab oma paber olema. Emmeline. Kõigile kummardust. Tere, ma ei kätte selle. Sa jooksid. Ema ei räägi kõvasti. Pane kirja. Pane kirja peale. Peab veel uue lehe võtma või teisele poole siis. Pane Ilona kirja ennast. Kõik pane. Kas kõik teised? Jaani ka peab kirja. Pane Jaan ka. Kes kohal on? Tere! Tere! Nüüd tuleb see järgmine retist. Teisele poole siis. võtame uue Me saame siia alla ka. Nii viisakam. Kivade kuulutaja. Mina ei ole mingit kivade kuulutaja. Ei ole. Sul on vaja eest ka vaja. No eetki on midagi. Praegu on stand-up moel. Tulevad veel 2 inimest. Raul ja... Äkki võib-olla veel mõni. Tuttavaks Andresega rääkisime Ilanaga. Kuule, veel on vist uut paberit vaja. On või? Siit saab veel. Anna. Ja. Ja ilusat ilma teile edasi veel siit tänaseks. Ja kõigepealt, kui edasi minna üldse tänase päeva punktidega või ühe punktiga põhimõtteliselt me lähemegi edasi, siis tõuseme korraks kõik püsti ja mälestame sellel aastal lahkunuid siis Vahtra Sagut ja Vahtra Helbe Malle, kes olid toredad külamaskotid ja toredad inimesed. Enam ei näe Abet sõitmas jalgrattaga ja Malle, kelle optimism ja rõõmsa meelsus jääb meil kõiki meie mälestustesse. Aitäh! Aga nüüd läheme jälle veel rõõmsama ja kardinaalselt teistpidi, siis Andres Paumest, tule siia. Sa oled meil külaline täna ja ma arvan, et teda tunnevad kõik. Ta on see loomatohter, et kui kellelgi täna midagi vaegusi on, saad süsti ka küsida, kui sul on midagi, pretsid kaasas on. Naaberküla külaline. Naaberküla külaline, ega ta siit üle metsa kohe üle soo on. Et näed, oli selline päev nagu juubilar olid.
Kõva vist ei ole, teeme täna ära, tee välja ja mine poodi ja nii kaua kui me lobiseme sinna. Jah, lugema ikka peab, ega siis muidu ei saa, ma kallistama ei hakka sind, kurat. Sindrinak. No pärast me kasutame sinu tarkust veel. Ja siis muidugi tahaks tänada selliseid inimesi meie külas. Margus, Matis, Maarjo, Jaanus, Karin, Maaritsa. Külli sai oma noosi kätte. Teised saavad ka. Aga Karini käes on juba. Kus on? Lembit on tulemata. Lembit Eevald. Eevald kirikus ajab püha asja. Ma panen Lille kraavi vette nii kaua. Pane niiskusse, jah. Edasi. Siis Margus, Matis, Maarjo. Jaanus on ära Karin. Tulge siia nüüd. Kui te olite hästi noored, te vaevalt, et te mäletategi neid sündmusi, kus te Maaritsa, kus te kõik tublisti aitasite ja abiks olite külaüritustel. Siin vaatasin, et 2002 me istusime seal poe juures, kui keegi mäletab, oli 12 kraadi külma. Kes pakub, palju meid kohal oli? 18. Nii. 42. Palju veel keegi pakub? 38. Kõik on ikkagi tagasihoidlikud. 57 inimest oli meid kohal. Ja kui põlengid lõkked seal üleval. Jah, ja et oli nagu päris tore, aga see ei olnud mitte kõige külmem. Oli veel aasta, kus oli ikkagi ligi 18-20, kus heinu toodud või plaani toodud mandariinid olid ikkagi kahutanud ja jääs, et viisime Külli juurde poodi sulama, et süüa saada edasi. Ja tordist rääkimata, mis kahutas ka samamoodi ära. Et Tõnis sind võtku, miks sa hiljaks jäid, pane nimikirja. Jah. Kõik teised peate panema. Vot sellised toredad lood on olnud ja see karikas, et miks see siin laual vedeleb, tuu on sellepärast siin, et 2015 Turbuneme Jüri jooksul saavutas Kasispea küla, kes ei tea, taas esikoha 3. aasta järjest, ja osavõtjad olid siis Karin Kallaste, Martin Piispia, Gretel Murdvee ja Toomas Amer ankruna. Need väga tublid olivad. Kahju, et pealtvaatajaid ka meie külast, nii nagu alati, võtab väga vähe osa, et sellest on nagu kahju, et Aivo oli vähekene kurb selle üle, et inimesi ja osalejaid külad kaovad kuhugi ära ja osa võtma ei tule, et vaadata ju alati võib, et tulge ikka vaatama, et täitsa kihvt on, et külad näevad vaeva ja teevad, et miks mitte. No näed, ja nii lihtsalt see läkski ja nüüd hakkame siis sellist asja tegema nagu uue külavanema valimised. Selleks me peaksime valima siis tänaseks ürituseks protokollija. On nagu ettepanekuid, keda protokollijaks panna või Karin või Epp või Epp. Mul ei ole lugemisprille kaasas. No ma annan sulle, mul on pudeli põhjad, tähendab. Vabandama, lihtsalt ei näe kirjutada. Ei näe? Noh, jah, et vot selline asi, kui mingisugused kas kõik said nimed kirja? Kõik pole saanud, siis palun. Las nad panevad enne kirja ära. Jah. Maarjo ka tuli või? Ei ole Maarjot näha kuskil? Ei ole. Jah, poisid väiksena lasivad seal Eevaldi all külaplatsi muruniitjatega niita nii, et särin taga 3 muruniitjat olid, selline võistlus käib. Oleks teanud, oleks oma õue kalast ära lasta kohe korraga tol ajal. Niimoodi. Aga nüüd siis, et protokollida ja siis oleks vaja ju selliseid inimesi, kes nagu sooviks kandideerida ja keegi käiks kellegi välja, kes oleks siis nagu
soovi avaldanud, et saada külavanemaks uueks ja siis, mis siis veel tegema peab? Andres, kus sa nüüd oled oma targa peaga? Sa oled neid valinud sel aastal juba 4-5 tükki. Juhati ise edasi kohe. Näed, nüüd ühe õie said vähe või? Vot, et kas, sa ei taha istuda siis, et kas on keegi käiks välja kandidaadid või kandidaadid? Praegune külavanem on ju olemas. Jaa, aga sellepärast me valimegi uut, et praegune enam ei, tänasest päevast enam edasi ei lähe. Me peame enne su maha hääletama. Kõigepealt tuleks ju maha võtta. Muidugi. Kust maalt? Madalamalt natuke. No kui te tahate nii peenelt, eks te siis teeme siis esimese valimise, et tehti Heino Junula pani ette praegune külavanem maha hääletada. No siis on vähemalt õieti, keegi peab ettepaneku tegema. Ettepanek on selline, et maha hääletada. Ei, ettepanek on, et teed kandideerid. Ei, ärme hakka kauplema siin täna hobuseid ei jagata, tähendab, et täna on uue valimised ja rahumajas. Kindel. Kindel, jah. Aga kandidaate saab üles seada. Jah, just neid ongi praegu vaja. Jah, siis ongi kandidaat on Teet Kallaste. Võtame maha ja paneme uuesti. Päris, ma ütlen, et tuleb minust järgmine valida. Et keegi, kes on veel kandidaadiks, kes pakub kellegi välja, paneme nime kirja ja siis hakkame, teeme avaliku kätte tõstmise alusel, me ei hakka siin lipikutega kuskil põõsa taga, kanga taga käima kabiinis. Mina pakun välja kandidaadiks Martin Liisja. Ma ei ole Martiniga enne üldse rääkinud sellel teemal. Ma ütlen kohe ei ära. Meil on ka kandidaat Margus Liisja. Nüüd on kõik tahavad. Perekonnaringis nüüd edasi minna. Margus oli. Margus oli, jah? Jaa, meie paneme Margus. Mis see vastab? Kas me võime pakkuda Maarikat? Marika. Marika! Aga see peab olema nõusolek, peab olema. Me küsime siis, kas sa oled nõus, Marika? Ma ei tea, ma ei ole. Enne teeme ära, pärast küsime veel. Tule sealt siia poole nii kaugele jäid, ei saa ju kuidagi pihta. Tunni viisi. Ma ei näe ka hästi kaugele, mul jälle ei ole ka neid pilli midagi vaadata. No nii, praegu on 2 nime läbi käinud või 3. Margus, mis sa Tegelikult võib niimoodi teha, et me valime uue külavanema ja keegi ei taha külavanem olla, et siis me võime valida ju Teedu aukülavanemaks, et Teet saab toetada. Ja Teet, seda au mulle vaja ei ole. Aga kahju seda võib-olla teistele vaja, et sul see au oleks. Ei. No mis siis saab, kui ei leita? Oota, proovime uuesti. Tanele. No siis oled nii kaua külavanem, kuni me uue leiame. Paneme Jussi. No miks te siis nüüd, kus räägitakse kogu aeg, et noored peavad ette tulema, miks noored nüüd ei taha? Siis noored ei tule, jah? Kus need noored siis on lõpuks? Ja kes need noored on? Martin, astu ette. Peale meie 2 on kõik noored. Noorus on jah piiritlematu asi, aga... Kas on veel pakkuda? Ma enne mõtlesin. Ma ei saanud aru, kas Margus oleks muidu nõus või? Muidugi. Margus, sa ole nõus. Vajab natuke massaaži. Saame mingisuguse variandi siis... Marika, kas sa ütlesid sellise päevaga... No las noorem olgu. Mul on see... Siin see vanus ei ole vist... Mitu kandidaati võib olla hääletada? Nagu endast kujutab, et... No minu ajal oli näiteks kunstlikku seemendajat vaja külas taga ajada ja helistada ja kohale tuua ja küttepuid oli vaja organiseerida. No nüüd on vaja internet majja saada. Ma toon lihtsalt teile näite. Mis ta roll on, noh?
ma arvan, et külavanema roll oleks põhiline see, et küla tiksuks oma rahulikku ja kindlat liini edasi. Et lapsi tuleks juurde ikka? Et inimesed saaksid omavahel läbi, et ei tehaks midagi rumalusi, kedagi teist mitte arvestada. Naine ka olla. Räägitaks läbi, noh, see oleks nagu kõige põhilisem. No ta haarab ikkagi, kui sa tahad ikka võtta osa nendest koosolekutest, siis neid hakkab olema ikkagi muudkui, neid tuleb igast otsast, kõik tahavad sind koolitada. Omal ajal sai koolitustel käidud ja pandud paika strateegia, kuidas Kanada metsades evakueerida inimesi. Eestist ei olnud jutt küll, aga ma vähemalt tean, kuidas ma Kanadas tegutsema pean tähendab. Et Bonni Veikoga me selle asja seal paika. Nii palju siis koolitustest ja nende mõjudest. Noh, jah. Külavanem on see, kes on valla esindus. No isiklikku aega või siis ta võtab ikkagi mingisugust aega ei mitte milleski ära ikka päris palju, kui sa nüüd lähed sinna sisse täiega tähendab, et aga midagi seal nüüd kindlasti päris Tallinna selles on taadus. Ei, aga siis Teet võttis midagi. Jurist ja tahan Tartusse kõik. Ja ta elab. Ja kuna ta on kohe. Ei ole. Margus, kas sa oled nõus? Margus, kas sa oled nõus oma naisest ilma ajama? Sa pead kogu aeg rändama ühest külast teise. Mul on hinnakiri veel välja töötamata, aga... No aga ühesõnaga üks kandidaat ja kas Marika on ka kandidaat ja kuidas see süsteem jäi? Margus võib siia poole tulla. Margus! Mitte, et üldse sellise peale surutud poleks, on ju? Kuna Jaanus pani isikukoodiga paberi kirjutas, et... No las Marika ütleb. Järgmisel aastal kandideerib. Järgmisel. 4 aastat. Ei, see on ikka pikk. Jaa. Ei, no aga kandidaat võib olla ju. No nii, läheme siis. No mitte vanem kui mina, eks ole. Nii. Järgmine aasta kingil rutti. No nii, hakkame siis pihta sellega, et nimi on kirjas. Ja saab siis hääletada käe tõstmise alusel ja hääletavad ehk tõstavad käsi, kes on Kasispea külas. Ta ise ei hääle. 27. Kes on selle vastu? Kas sa tahad ise kandideerida? See on demokraatia. Kas on erapooletuid? Palju sa talle maksid? Erapooletu on 1, jah. Või sa ei maksa talle 1? Ega sa topelt ei hääleta? No vot. Nii et on valitud. Kalastaga, mul on siin, ma olen erapooletu, aga meil on juristi ka vaja vahet. See satub koostööd teha, et see on juba uue külavanema otsustada, kellega ja kuidas ta koostööd tuleb alati teha. Nii et mina ei saa siin ütelda midagi, kellega ta peab koostööd tegema. Ütled sa mulle tere või ei ütle? See on sinu valida nüüd. Vot nii, et aga see on hästi, et me saime selle esimesel korral ära tehtud ja väga tublid ja suur tänu ja... Hurraa! Märk ka rendaja. Aitäh, nii vaikselt alustadki.
nii, Andres, kas sa pead midagi... Kõned! Sa võid ka kõne tegema, Margus, kuule. Lubadused tulevad. Kohe tuleb välja. Kohe välja käima. Et läks läbi või... Vähemalt ei ole. Tähendab, esimene on seesama pisku. Vallastatuut näeb ette, see või tähendab, et kui seda külavanemat ei ole, siis see pisku raha, mis see pearaha tuleb, see langeb ära. Sest on ka selliseid külasi, kus praegu, kes ei saa seda natukest valla käest. Et kui külavanemat ei ole. Teine asi muidugi on see, et Teedule peab ütlema tänud. Mina muidugi ei tänaks isiklikult. Teet oli väga usin poiss, kui midagi oli tal pistmist, ega ta kaugel ei helista. Ta ütles, et kui sa seal valla vahel kuulub tolgendada, Andres, et andis kohe kuule telefoniga tulnud, et kuule uuri seda ja teist asja ja tõsta natukene lärmi. Ega miks ma siis püüdsin ka. Aga ma mõtlen, see on ka külavanem peaks kogu aeg ikka torkima nagu ikka vallamaja ka. Oleks võimalus sinu telefoninumber uuele. Ma arvan, et on olemas. Teet pärandab selle kohe. Maja ka. Residents. Et jõudu ei jaksu uuele külavanemale siis. Ja need paberid neljapäeval on vallavalitsuse istung, et saaks selle kohe ära kinnitada ka külavanema. Laseb sinna postkasti nagu alati, paberid on kand, tähendab, siin sõidad mööda. Ja siis saab järgmine neljapäeva hommikul vallavalitsusest läbi kinnitada. Aga nüüd ma sain aru, Andres, et sul on kiire ja sa pead ära minema. Ja see hakkab siin edasi kasvama, see on Paomehe nimeline roosipõõsad. Järgmine aasta tuleme, siis on juba rohkem neid. Nii et jõudu, jah. Või kui on äkki niisugune hästi terane küsimus vallavalitsusele, saab edasi, jah? Vastak, kui oskan. Tahab keegi midagi. Tähendab vajalik. No siis, kui mõni surma saab, siis on vajalik juba. Aga tähendab, nüüd on meil uus Kulpsõna asemel uus mees on Madis Praks, kes on see majandusasjaga tegeleb. Ja ma annan kindlasti selle neljapäeva hommikul Madisele selle asja edasi, et ta teeks uue taotluse, et äkki ikkagi õnnestub siis. Läheme siis aasta Vihasoo, mis läheb nüüd rahvas ring. Et need lähevad sel aastal kõik lähevad ühekordne vindune tehakse uus peale, see vanad osa, mis Loksavad vanasti tegi. No tähendab, see puudutab ainult neid teid, Toomas, kui on antud valla omandisse see tee. Ja kui see on antud, siis helistad Madisele ja Madis organiseerib sulle järgmise nädala keskeks ja paar koormat ja lükatakse silet. Nii lihtne see asi ongi, tähendab vallaga suhtlemine. Vald ju tegi lepinguid. Ja seal on sees, et vald peab ka suve lõõbendama. Erateed sinna sisse ei lähe, see on juba isikliku rahakoti pealt kõik. No siiamaani vald on ikkagi lükanud need teed ka tähendab. Ei, ma räägin pindamised ja katte vedamised. Lahtilükkamine on vallal kohustuslik. Vot, nii, vist on õhta tuleb peale. Meil on veel arutada mõni küsimine küsida. Et nüüd on siis küsimiste aeg, kas külal on mingisuguseid uudiseid ja küsimisi üksteisele, teineteisele arupärimisi teadasaamiseks, teadasaamisi tahtmiseks, millekski. Ja nii päeval, kui on õlled joodud, siis räägime edasi. Jah. Minul nüüd, kui ma enam külavanem olen, siis ma olen nüüd tavaline inimene ja nüüd mul on lihtne küsida. Ma võin nüüd küsida. Kas ma võin ma ei ole institutsioon, ma olen nüüd tava rea inimene. Kas ma võin sind sauna kutsuda kui rea inimest? Sa oled iga aasta kutsud mind. Ma olen isegi käinud juba ju. Sa ei mäleta seda korda. Siis olid sa väga purjus küll. Mine metsa, sa ei mäleta, kui ma sul saunas olin. No ju siis mina ka olin. Mina tahtsin rääkida seda, et Paomees siin Andres mainib ka, et sellest piskus külarahast, et meil on 1700 eurot on külaraha kogunenud. Eelmine kord me siin arutasime, et kuhu seda võiks kasutada, ostsime telgi. Et kas me kogume seda raha või on mingeid ettepanekuid, kuhu kasutada. Meil on siin külaplats on, et siin nagu kaasas toodud ringid, et käepärased vahendid, et mõelda midagi selle külaplatsi jaoks.
siis teeme paar tundi tööd, ilm on hea. Väga lihtne. Aga objektidest oli mõte, et väga ei killusta ja unustame ära nüüd need loksa prügisse uppuvad kalleparda augud ja need sihid, et see on sõelaga vee vedamine, et sellel ei ole mõtet. Aga see on ju samamoodi kasispea, et seda peaks ikkagi koristama. Aga mis me sellest koristame, et järgmine aasta... Vald ei korista on näha ju tegelikult ja ise me sõidame... No vallale poole ma pöördusin nii nagu eelmine aasta ütlesid, et vedage ära, et me viime kohe järgmine päev selle prahi ära 2 nädala pärast, kui mitte üle 2 nädala vedelesse siin. Innud lõhkusid kotte juba. Ja sel aastal vastasid nad täpselt samati. Noh, kui teie ei vii, siis järelikult pean ma ise tulema siit kontorist ja hakkama seda korjama ja võtma paar töölist kaasa ja koristama. Nii et nüüd jääbki jah küsimus, et kui kergesti küla siis käed üles tõstab, tähendab. Ja koristada võiks seal ikkagi, no paneme mingi väikse rühma sinna tegema ja... Jahimehe soonapüssiga. Ei ole nii palju enam. Sellel aastal ei ole palju, ainult sealt soo peal on koorem ikkagi. No seal on üks koht, kus on kullu. Seal on mingisugune 4-5 inimest. Kas mingisugune märkide väljapanek, see lihtsustaks? No ei aita ju, sinna kus praegult 2 madratsit või prügi mahapanek keelatud, sinna pandi 2 nädala pärast eelmine aasta tähendab, pandi praht maha. Minu meelest see ainult meelitas prahi maapanekut, aga mitte ei peletanud seda eemale. Võib-olla saidki aru, et prügi maha paneb. Need narkomaanid seal Kalleparda nukki peale, need teevad kaamerat. Teie otsas samamoodi, muidugi seal on ju need... Et selline jah, et eks ta territoorium on küla territoorium, ainuke asi, et küla on jube suur territoorium. Küla ise on nagu väiksemal pindalal ja noh... No ma ei tea, kui meid tuleb, pole palju ja... Seda saab teha siit võtta veel ilusti kraaviserv, võsa, tassida oksad, põletada ära, tuua lõkkeplatsi ümber kivid. Andi on siin siis objekti tealik ja sellepärast olekski tore, kui oleks kaasas mehhanism, võsalõikurid, saagi, mida iganes. Ja teine, võib-olla siis kõige suurem objekt on Karu-Eino park. Eeriku park, et me käisime seal asjatundjaga paar nädalat tagasi vaatamas, et seal on hästi palju kuivanud oksi võsa ja et mitte hakata seal oksi lõikama, ainult need kuivad asjad ära ja teha see korda, sellepärast et see on, ma arvan, väga suur väärtus ja ei tasus seda lasta käest minna. Võib-olla tulevikus on ta sama kuulus, kui ta siin vahepeal Eeriku ajal oli. Ja tegelikult on ju teine koht on ju veel, millest kunagi võiks tulevikus mõelda, on see Eino Kiike dendropark, aga kui me teeksime selle korda ja siis mõned naishinged saaksid kahele poole minna ja teha tee ääred puhtaks aga ei tea ju palju inimesi kokku tuleb, et siis need olid nagu need põhilised objektid. Aga kui te arvate, et võiks seal Kalleparda augud ja soo peal see puhtaks teha, et siis... No see... No vald peab ära. Nii nagu eelmine aasta tuleb võtta selle vallatöötajaga ühendust. Seda nad on nõus tegema ära. Aga me peaks selle ära otsustama. See on vaja kotte ja asja. Tule veel Tere ma otsustan. Ei saa, Rai. Ei, ma ei lähe. Ma nii lihtsalt ei tahta alla anna. Aga kui selline kava sobib, siis... No jah, aga nüüd tahaks siis teada saada, kui nüüd korra on jutuks siin, et
et eelmine aasta jäi ju paljudel külaelanikel teada saamatagi need süsteemid ja asjad, et külarahvas ei olnud veel valmis selle mingisuguse avaliku tee rajamisega randa, et ehk kui tead sellest täpsemalt rääkida. See oli eelmine aasta ju 3. mail pidite päevakorrapunktis seda arutama siin telgis, aga seda ei arutatud ega pole tänaseni. Külarahvas, mulle öeldi lihtsalt siis hiljem, et külarahvas ei olnud selleks veel valmis, et järgmine aasta. Samuti vastati mulle selle küsimise peale, et miks 3. mail eelmine aasta, kui see oli päevakorrapunktis, ei saa astuda liikmeks, seltsi liikmeks. Selle peale vastati mulle siis niimoodi, et seltsi liikmeks ei saa astuda sellepärast, et kuna need, kes praegu seltsi liikmed on, nendel on nii suured isiklikud huvid, et kui sinna veel keegi astub, et siis huvid hakkavad... Ma tsiteerin seda, mida mulle räägiti. Mina ei hakka nimesid nimetama. Räägi palun, miks neid päevakorrapunkte ei täidetud, kui sa nüüd hakkad tsiteerima. Hakkame siis tagant ettepoole tulema, et nii palju, kui ma tean, kõigil nendel koosviibimistel on öeldud, et olge head, kes tahab külaseltsi liikmeks hakata, olge head, hakake. Mingid piiranguid ei ole. Kes tahab panna käed niisama külge, ilma külaseltsi liige olemata. Kõik on teretulnud. Külaseltsil on täna liikmeid äkki 12. Et jumala eest, tulge. Ja ega, ma kordan veel, tähtis ei ole ju see, et kas sa oled liige või ei ole. Et see külaselts on ju tehtud, et küla arendamiseks, et siin oleks tore olla. Ja ma julgen öelda, meil oli kavas seda teha küll väike kokkuvõte järgmisel nädalal. Ma ei ole ette valmistanud, aga ma arvan, et me oleme selle aastaga ju päris palju ära teinud. Et seesama koht, kus me siin oleme ja need, kes ei ole ka külaseltsi liikmed olnud, need on ju kaasa aidanud küll siin jaanitule